Nii. Hoia lippu kõrgemal. Nii. Natukene veel kõrgemal. Nii. Hoia veel kõrgemal. Sedasi. Nii, hoia lippu kõrgel. Just. Piip ja Tuut hoiavad Eesti lippu kõrgel. Piip. Piip. Tuut. Tuut. Piip. Piip. Tuut. Lähme. Piip. Keegi koputas. Lähme. Sisse. Tuut. Lähme siis. Keegi ukse taga. Mis? Astuge edasi. Meil on uks lahti. Tuut. Piip, keegi on ukse taga kogu aeg. Tulge sisse. Kuulge, mis te koputate kogu aeg? Astuge sisse ometigi. Meil on uks lahti. Lõpetage. Ma ütlen praegu. Piip. Mina koputasin. Mis sa koputad kogu aeg? Ma olen praegu vaatan, kes ukse taga on. Tuut. See... No ole! Tippab. Kelk. Soome kelk. Onu Jüri Kelk. Väga hea. Jep. Hopp. Ja. Ei, Piip. Ja. Hopp. Ja. Tuut. Hopp. Selja taga. Selja taga. Selja taga on. Selja taga. Jah. Selja kus? Selja taga. Ei. Hopp ja. Piip, siia on. Ma ei näe mitte midagi. Nii. Korraks. Nii, Piip. Tule siia. Tuut. Keegi koputas. Sisse. Ja hopp. Jüripäev. Tervist. Tervist. Mina olen Piip. Mina olen Tuut. Jah, see on Tuut ja mina olen Piip. Piip ja Tuut. Tuut. Mina olen Tuut. Mina olen Piip. Sina oled Piip. Mina olen Piip. Mina olen Tuut. No, meie oleme. Ja see siin on onu Jüri Kelk. Jah. Rebane. Kuku. 23. aprill on jüripäev. See on väga tähtis päev. Jah. Jüripäev on väga tähtis päev, Jah. sest sellel päeval on talv läbi. Just. Ja me võime rõõmsa näoga suvesse vaadata. Mõni unistab terve talve otsa suvest. Pole vaja unistada, mine helguta, uisuta. Just. Ja maarahva jaoks on ka jüripäev väga tähtis päev, sest selle päeval kääritakse käised ülesse ja hakatakse ettevalmistusi tegema põllutöödeks. Ja käärime ka käised ülesse ja asume ka tööde kallale ja nii. No. Oi. Räägi edasi. Nii, aga jüripäeval on ka jüriöö. Mis mõttes päeval on öö? No ennem päev on öö ju. Seda küll, jah. Ja üle 600 aasta tagasi jüriööl tõusis maarahvas ülesse. Mis? Kes see tööd tõusid ülesse või? Nad ei läinudki magama. Wow! Ja öösel tõusid ülesse. Sellepärast, et nad ei olnud rahul selle eluga, mis neil oli. Nad kunagi elasid oma maa peal ja nüüd
oli juhtunud nii, et see maa enam ei olnudki nende oma ja nad pidid selle eest veel raha maksma, et see nende oma on. See oli väga raske olukord ja 100 aastat nad olid selles olukorras olnud. Joo, kuule, see on nagu, tead, see on nagu 100-aastane uni, tead. Ja nagu okasroosike. Ja siis äkki ärkasid Jüri ööl ülesse ja hakkasid nõudma oma maad tagasi. Nii. Väga õigesti tegid ka. Aga miks sa öösel tõusid üles? Sellepärast, et niimoodi saad sa alati teisi üllatada. See on küll hea üllatus. Just ja tõused öösel üles ja tead, hops, andke maa tagasi. Ja siis, mis on muud jääd, lihtsalt käed vajuvad rüppe ja maa. Just, Piip, et sa paremini sellest aru saaks. Kujuta ette, sa oled liivakastis. Sa mängid liivakastis. Sul on oma kühvlikene, ämbrikene, teed liivakooke. Siis tuleb naaber. Naaber tuleb. Naaber tuleb, ütleb, tere. Talle meeldib ka see liivakast või? Ja, oi kui hea liivakast sul on. Pole viga. Oi kui ilus ämber. Pole viga. Kühvlitel pole ka viga. Ei, pole viga. Kas mängime koos? Muidugi. Ja, aga mul on üks teine mäng. Sina mine ära, ma mängin ise. Kujutad ette. Lihtsalt käed vajuvad rüppe ju. Suu vajub töllakina. Muidugi. Ja siis 100 aastat mõtled, mis jama see on. Mis jama see on, kunagi nagu oli kõik korras ja siis äkki 1343. aastal kõll, Jüri ööl, mehed, võtame maa tagasi. Nii. Ja võtsidki mõneks ajaks. Ja, väga tore. See on väga tähtis, see on üles ärkamise öö. Assa poiss. Jüri öö. Kas nüüd, aga praegu ei pea tõusma sellel ööl ülesse. Ikka võib. Muidugi, tõused üles ja vaatad, kelle maa see on. Kelle maa see on. Ja siis saad aru, see on meie maa. Eesti maa. Jah. Tuut, mis sa passid seal? Onu Jüri Kelk, sellega sõidame suvesse. Ja. Palun. Ja, hopp. Valmis olla.